Mul on siiralt hea meel, et te siin olete. Igasugune kontroll ja järelevalve on vastik. Ja minu boss tuletab seda ühte lugu mulle meelde, kui ma ütlen, et oi, jälle midagi on pahasti, siis ta ütleb, et mitte keegi ei armasta järelevalvet ja see on normaalne. Aga kui ma eile lõpetasin oma tööpäeva Mustvees ja hakkasin koju sõitma, lootes oma mälule, eksisin ma ära ja siis ma otsustasin panna GPS-i tööle ja GPS saatis mind täitsa metsa. Nii et ma sõitsin sellist teed mööda, mis oli nii käänuline, kui veel sai olla. Vahepeal läks kruusateeks, siis tuli jää ja lumi ja mul oli väga hirmus, aga ma mõtlesin, no GPS lõpuks peaks mind ikkagi viima sihtpunkti. Ja kui ma siis jõudsin Rakverre, GPS viis mind täpselt Pihlaka kohviku juurde, tegin tassi kohvi ja ostsin koju selle rõõmuga koogi, et ma nüüd jõudsin sellisesse punkti, kus ma tean, kus ma olen. Ja Rakverest ma juba koju oskan sõita, aga see oli nii kohutus. See oli kohutavam kui riiklik järelevalve, ma ütlen teile. Nähtavus ei olnud mitte 0, vaid nähtavus oli -5. Tee oli libe, 3-realisel teel ma ei saanud aru, kus ma pean sõitma. Ja kui minu ette sattus üks auto, kes sõitis 50 kilomeetrit tunnis, ma otsustasin, ma sõidan temast mööda. See oli halb otsus, see oli jube. Minu naeltel oli libe. Ja lõpuks ma jäingi ühe sellise kaubiku taha sõitma, ta sõitis 6 meetrit minust eespool ja ta kadus vahepeal lumme, sest lumi tuiskas üles, oli õudne ja ma ei näinud midagi. Postid olid kuskil, aga kas ma sõidan õigelt poolt poste või mis, see oli küsitav. Ja kui ma siis lõpuks nägin silti Stockholm 400 kilomeetrit, muutus minu süda kergemaks, nähtavus muutus veidi paremaks. Õnneks oli Tallinna jäänud 24 kilomeetrit. Ja linnas juba enam ei olnud, aga ma kuulsin, et oli hullu olnud. Kojamehed millegi pärast vehkisid labidatega. Ja siis ma mõtlesin, et on elus hullemaid asju ka kui riiklik järelevalve. Nii, ja mul on väga hea meel, et teie vaatamata kehvadele ilmaoludele ja kõigele muule täna siia jõudsite. Et minu võitlus emakese loodusega tõestas, et minu nimi loodus on mulle asjakohaselt antud. Ei jäänud ma alla sellele. Et siis 1. juulist 2015 jõustus täiskasvanute koolituse seadus ja sellega seoses tulid ka muudatused keeleseadusesse ja valdavalt siin saalis olijatest on sellega kokku puutunud, tuli vormistada uus tegevusluba ja see tegevusloa taotluste kord on enamustele juba tuttav. Me oleme paljudega kirjavahetuses olnud, mõnel on veel sees. Tänaseks on tegevusloa saanud firmade nimekirjas juba 123 koolitusfirmat. Aga menetlusprotsessis on neid ka tagasi lükatud ja mõned firmad on tegevuse lõpetanud. Et me oleme nagu näinud rohkem taotlusi. Lisaks tegevuslubade taotluste hindamisele, millest ma tegelikult räägin täna natukene vähem, ma põikan ainult mõndadele nüanssidele, on siis meie pädevuses teha keelekoolitajate üle järelevalvet. Ja selles oma ettekandes ma siis annangi ülevaate järelevalve käigus tuvastatust ja analüüsin just järelevalveprotsessi kui sellist. Nii et siis pea 7 aastat on meie ülesandeks. Ma panin need paragrahvid siia, ma ei hakka neid ette lugema. Hinnata lisaks tegevusloa taotlustele ja koolitajate vastavusele, tutvuda teie täienduskoolituse korraldusega ja viibida koha peal koolituse läbiviimise juures. Ma juhin tähelepanu sellele, et kui kogu see protsess tegevusloa saamiseks on saadud, siis me alati ka ütleme keelefirmale, et kogu asjaajamine käib sellel meili aadressil, mis te olete EHIS-esse sisestanud. Mõne puhul on tekkinud, et see aadress ei toimi või mis, et ka tegevusluba tuleb ju elektrooniliselt meili peale. Et tegevusloaga firmade nimekirja leiab Keeleameti kodulehelt. Ja kui meie inspektorid ehk võime öelda keeleametnikud, siis mul on tulnud nagu koolidest tagasiside, et inspektor on sümpaatsem.
käivad tegemas keelekontrolli, siis nad ka alati juhivad kontrollitavate ja ettekirjutuse saanute tähelepanu sellele nimekirjale, kus on siis koolitusfirmad kõik kirjas. Kontrollitoiminguid viiakse läbi vastavalt Keeleameti peadirektori käskkirjale, ka see on meie veebilehel leitav. Keda me oleme nüüd juba külastanud, need siis seda protsessi teavad, et keeleametnikud osalevad siis kas kontakttunnis või veebitunnis ja või võimalusel individuaalõppetunnis, kui neid toimub ja on võimalik meid sinna liita. Menetluse käigus vesteldakse firmajuhi, õpetaja, õppijatega, mõnel juhul on see ka siis ankeetküsitlus lihtsalt, et ankeedi põhjal. Ankeet viib vestluse läbi. Külastatakse tundi, kontrollitakse, kas koolitusfirma on täitnud kõiki täiskasvanute koolituse seaduse paragrahvi 8 lõige 2 nõudeid, täienduskoolituse standardi paragrahvis 3 nimetatud täienduskoolituse läbimise ja osalemise kohta väljastatavate tõenditele seatud nõudeid. Ja pärast keelefirma külastamist koostavad keeleametnikud siis eelakti. Meil on välja töötatud üks vorm, et see kõigile keelefirmadele ühtemoodi tuleks. Ja eelakt edastatakse keelefirmale tutvumiseks ja kui te olete omapoolseid selgitusi andnud, võib-olla on keeleametnik valesti aru saanud, võib-olla oli selle tunniga konkreetselt mingi intsident seotud, mida peaks arvestama. Pärast teiepoolseid selgitusi siis koostatakse lõplik akt, et me väga tihti saame juba pärast eelakti vastuse, jah, me tegime kõik ära. Ja, et päris nii see ei ole mõeldud, et selle nädala jooksul, mis me ootame teie selgitusi, te kohe kõike ka tegema peate. Et lõppakt tuleks ära oodata. Nii, ja täna ma siis räägiksingi standardi. Standard on teile tuttav, kui te olete nüüd selle protsessi tegevusloa saamisel läbinud. Standardi 10 punkti, nende järgi me hindame ka teie õppekava taotluse dokumente. Õppekava nimetus, et Keeleameti kontrolli esemeks on eeskätt tasemeeksamiks ettevalmistavad kursused või koolitused. Erandjuhul oleme Töötukassa palvel vaadelnud ka muid, näiteks erialakeele või A1 taseme koolitust ning andnud neile siis eksperdi hinnangu. Aga kui me tuleme nagu oma plaaniga teie juurde, siis me tahaksime ikkagi tasemeeksamiks ettevalmistavat kursust näha. Õppekava rühma puhul ei ole siin praegu midagi lisada, see on praegu siis keeleõppe. Teatavasti need, kes esimestena taotlesid, nendel oli seal teine eesti keeleõppe või võõrkeeleõppe või midagi, nüüd on lihtsalt keeleõppe. Nii, aga õpiväljundid on ühed sellised asjad, mille kohta tuleb tagasiside koolitusfirmadelt, et mida te norite. Ei nori. Lihtsalt õpiväljundid on selles õppeprotsessis väga olulised. Et nendega hinnatakse õppijate omandatavaid tulemusi, õppe sisu, õppe kogumaht, õppemetoodika hindamine, kõik sõltub nendest. Ja kui ei ole võimalik hinnata, et õppija tunneb kultuuriruumi, siis, või jah, meil on siin nagu sõnastuse küsimusi väga palju olnud, siis on seda raskem ka hinnata. Et õpiväljundite puhul on see konkreetsus oluline ja tähtis on see, et ka õppija teab, mida temalt siis oodatakse, mida ta omandab selle kursuse lõpuks, kuidas teda kontrollitakse. Reaalselt tunnikülastuse ajal õpiväljundeid ei kontrollita, need peavad juba olema õppekavas korras, küll aga on oluline, et õppija teab ja mida õppija veel õpiväljundite juures ei tea, on õppemaht. Väga tihti õppijad ei ole kursis, et on iseseisev töö. Väga tihti õppijad ei tea, et keeleõppele kulutatud raha on võimalik tagasi saada. Täna siia infopäevale registreerimisel oli võimalik teile võtta Keeleameti voldik, kus on just keeleõppekulude hüvitamise kohta nii eesti, vene kui inglise keeles info. Et palun võtke see kindlasti kaasa, seda läheb teil vaja. Nii, õpingute alustamist tingimuste juures on üks probleem, mis viib meid tagasi peadirektori kõne juurde,
Nimelt väga mitmed firmad väidavad, et nemad aktsepteerivad A1 taseme eksami sooritamist A2 taseme rühma komplekteerimisel. Aga nagu me teame, sellist eksamit ei ole. Et selleks siis on, kas alustataksegi nullist, ei kontrollita olemasolevaid teadmisi või tehakse mingi vestlus või mingi väike test koha peal, et see on nagu üks punkt, mis läheb meelest ära, et lihtsalt tuleb nii, et eksam peab tehtud olema, siis saab. Küll aga me oleme järelevalve käigus täheldanud, et grupid komplekteeritakse suht suvaliselt. Õpetaja ei tea, mille alusel ja mis tasemel tema grupis inimesed õpivad. Ma saan aru, et see on firmale sisse tulev raha, see on äriturg, aga kui ei ole õppijaid testitud, gruppides on erineva tasemega inimesed, see teeb õppimise raskeks õppijale ja see teeb raskeks ka õpetaja töö. Kontrollis on selgunud, et õppijaid ei ole testitud, grupp on nende õppijate arvates moodustatud suvaliselt. Ma ei saa öelda, et see on 100% nii, aga julgelt 30% on nii, et grupp tuleb lihtsalt kokku ja õpetatakse. Siin on nagu hästi loogiline see, et koolitaja märkab, et see ja teine õppija ei jõua järgi või on tugevam kui teised ja pakutakse teine võimalus. Ideaal oleks selline, aga kui koolitusfirmal parajasti ei ole teist firmat pakkuda, on muidugi kohe raske. Aga igal juhul vajab õppija tagasisidet ja siis suunamine kas madalamasse või kõrgemasse gruppi annab keeleõppes paremaid tulemusi. Nii, 5. punkt on õppe kogumaht. Iseseisva töö kohta ma juba natukene mainisin, aga iseseisva töö koha pealt on tulnud tagasiside, et ei teata seda ja et seda üldse loetakse mahu hulka, on üllatus olnud inimestele. See maht on olnud küsimuseks ja me oleme uurinud erinevate ülikoolide uuringuid vaadanud ja mõelnud, et mille me siis nagu aluseks võtame, et meie oleme lähtunud kogumikust iseseisev keelekasutaja B1 ja B2 taseme eesti keele oskus, lehekülgedel 169 ja 170 kommentaarist. Ma loen selle ette sellest käsiraamatust. Erinevate õppijate jaoks on kursuse koostajail ja õpetajal võimalik valida sobivaimad keeleõppeelemendid, pidades silmas eesmärki, õppija funktsionaalset keeleoskust, mida iseloomustavad korrektsus, asja- ja olukohasus ning sujuvus või oskus nende puudujääke kompenseerida. Nii õpetamiskogemused kui ka uurimiskogemused näitavad, et eriti raske on liikuda B1 tasemest ülespoole. Kui A1 tasemelt B1 tasemele jõudmiseks kulub 400 tundi, see on siis 300 auditoorset ja 100 iseseisvat, siis B1 tasemelt B2 tasemele jõudmiseks on vaja 450–500 tundi. Siis jaguneb see siis 250 auditoorset ja ülejäänud iseseisev töö. Tundide arvu arvutamise aluseks on olnud eeldus, et õpe on kvaliteetne ning õppijal on kõrge motivatsioon. Kui keelefirma on põhjendanud teistsugust õppemahtu oma töökogemuse või millegi muuga, siis mõnel juhul on lubatud ka vähem tunde planeerida. Ma tuletan meelde, et õppekavas on miinimummaht ja väga staažikatel firmadel, tekibki moment, et keelefirmad võrdlevad oma õppekavas, aga sellel firmal on siin 50 tundi vähem, aga ta on selle põhjendanud ja see on sellepärast lubatud. Et see õppemahu küsimus on õhus ja teine asi, mis tuleb, on õppekava muutmine. Kui koolitusfirma soovib kinnitatud õppekava muuta, siis tuleb esitada Haridus- ja Teadusministeeriumile teatis, et koolitusfirma kavatseb kontrolliesemega seotud asjaolusid muuta, ehk siis õppekava muuta. Ja selles muutmise kavatsusest tuleb vähemalt 30 päeva ette teatada ja ühtlasi tuleb seal märkida, mis kuupäevast see muutus aset leiaks.
ja teatis uue õppekava või õppekava lisaga saadetakse Haridus- ja Teadusministeeriumi üldmeilile, kes siis saadab juba selle meile edasi hindamiseks. Ja meie vastame Haridus- ja Teadusministeeriumile, mitte koolitusfirmale. Omaette teema on moodulid. Kui mingil otstarbel peab koolitusfirma vajalikuks jagada õppekava mooduliteks, siis tuleb seda taotluses detailselt kirjeldada ja põhjendada ning õppekavas väga konkreetselt lahti kirjutada. Me oleme Haridus- ja Teadusministeeriumiga kokku leppinud, et tegevusloa taotlemisel esitatakse üks õppekava ja pärast on võimalik teha muudatus mooduliteks põhjendustega. Moodulite puhul on väga olulised just samad õpiväljundid. Kui me jagame kursuse mooduliks 1 ja mooduliks 2, siis ei saa nendes mõlemas olla ühed ja samad õpiväljundid. Moodulis 1 esitatud õpiväljundid peavad olema selle mooduli lõpuks saavutatud. Moodulis 2 me esitame uued õpiväljundid, mis saavutatakse selle mooduli lõpuks. Taotluses tuleb siis ka kirjutada lahti see, kas on võimalik moodul 2-ga liituda õppijal, kes ei ole läbinud moodul 1, ehk siis kas teda testitakse enne seda. Kuidas firma garanteerib, et ta ikkagi kogu selle tasemele vajaliku keeleoskuse saab. Et see on keeruline protsess ja ausalt me ei kiusa, me ei tööta selle nimel, et teid kiusata ja taotlusi tagasi lükata, aga see peab olema nähtav, mitte ma eeldan, et see firma teab küll, nendel on kogemus, ei, see peab ka dokumenteeritud olema. Ja teadmiseks, et osad keelefirmad on juba oma teatise moodulite kohta esitanud, dokumendid korda teinud ja kui tekib küsimusi näiteks Eesti Töötukassal, siis ka pisteliselt on kontrollitud, küsitud, kas selline luba on kooskõlastatud, kas moodulid on lubatud. Koolitused Eesti Töötukassa klientidele, mõne ettevõtte tellimisel, samuti individuaalõppe, kui see erineb kinnitatud õppekavast, tuleb selle kohta lisada viide teie enda sisedokumenti, mis on täienduskoolituse korralduse alused. Nimelt, üks osa on kaduma läinud, täiskasvanute koolituse seaduse paragrahv 8 lõige 2 kohaselt on kaduma läinud. Avalikustab siis koolitusfirma oma veebilehel järgmised punktid. Õppekorralduse alused, õppekavad, koolitajate nimed ja andmed, tegevusloa andmed ja tegevuse kvaliteedi tagamise alused. Ja nüüd selles õppekorralduste alustes saab märkida sisse, et individuaaltöö võib toimuda väiksemas mahus ja ettevõtete tellimisel on ikkagi töötellija materjalist, et kui asutus näeb ette, et 100 tunni ulatuses tahetakse oma töötajatele eesti keele õpet, siis ei ole nui 4, et ei, meil on tegevusluba 200 tunniks ja me peame 200 tegema, et ikkagi siin on see kokkulepete küsimus. Keeleamet kontrollib regulaarselt kõikide tegevusloaga keelefirmade veebilehti ja neil avaldatud õppekavasid ja tuvastatud märkuste korral me saadame siis koolitusfirmale e-kirja, juhime tähelepanu ja kui on päevakorras keelefirma külastus, siis enne külastust vaatame ka veel veebilehe põhjalikult üle ja anname soovitusi, mida võiks muuta. Üks punkt, mida meie väga tahaksime näha, on, et veebilehel on teie tunniplaan. Seda te ei avalikustanud millegipärast. Ja sellepärast meie ametnikud saadavad tihtilugu kirjakesi, tere, kas teil nüüd lähiajal on kursuseid käimas, et me ei saa teid kohustada tunniplaani avalikustama, aga tegelikult oleks ka see keelekursuse otsijale hea info, et kui ta klikkab meie veebilehel teie firma nimele, see avaneb ja ta tahab nüüd B2 kursusele minna, siis talle meeldiks näha seal, et ahaa, nüüd aprilli lõpus algavad kursused, ma registreerin. Et see ei ole mitte ainult selleks, et järelevalvet teha, vaid see on ka teie kliendile küllaltki oluline.
Nii, järgmised punktid standardis. Järelevalve käigus õppe sisu, kui sellist meil ei ole vaja kommenteerida, kui õppekava toimub kinnitatud õppekava ja õppematerjalide järgi, ei tohiks siin nagu märkuseid olla. Siiski me oleme täheldanud, et vahel toimub õppe nimetatud tasemest madalamal tasemel. Õppijate keeleoskus on märgatavalt madalam, nad ei küüni sellel tasemel õppima ja sellest on kahju, aga rõõm on näha, et koolitaja on seadnud arusaadavad tunni eesmärgid, need on plussid seal tunni vaatlustes, tund on mitmekesine, arendatakse eri osaoskusi, ideaaltunnis on, et kõik osaoskused saavad arendatud, aga me teame, et alati see nii ei ole, siis näiteks kirjalikku osa me anname koduseks ülesandeks, aga et kõigele on mõeldud. Ja natukene grammatikat, natukene sõnavara ja need eri osad on tundides tasakaalus. See on väga tore, kui see nii on. Ja veel väga positiivne on, kui õpitavad teemad seotakse igapäevaelu ja aktuaalsete sündmustega, kui see on võimalik, sest sõjateemal võib-olla nii väga ei taheta tunnis rääkida, aga ma kujutan ette, et täna keeletunnis oleks eilne torm ja tänane lumi vägagi teemaks. Ja valdavalt kasutatakse keelekursustel erinevaid meetodeid ja vahendeid, IKT vahendeid ja tahvlid. Tahvel on üks lemmikpunkt meie aktides, et kui tunnis näiteks on selline moment, et üks fraas kordub, see on õppijatele uus, nad pidevalt küsivad, mis see on, siis õpetaja võiks selle kirjutada tahvlile või siis ekraanile, et kõik selle õigesti üles kirjutavad, aga ei, tunnis läbivalt tunni jooksul seda terminit küsitakse ja koju seda ka kaasa ei tule ja siis meie inspektorid kirjutavad akti, et õpetaja võiks kasutada tahvlit. Et võib-olla õpetaja on natukene närvis meist ja ei märka tahvlile kirjutada, aga see on oluline, et tahvlit kasutataks. Nüüd õpikeskkonna kirjelduses te esitate tegevusloa taotlusega oma aadressi, ruumid ja teatate meile, et mis siis on nagu olulised, et ruum oleks avar, soe, valgusküllane, ventilatsiooniga, sisustus kaasaegne, internetiühendusega, hea kui mööblit on võimalik ümber tõsta seal rühma ja paaristöö tarbeks või on pingid pandud U-kujuliselt, et õppijad üksteist näevad, et õpperuum peab soodustama õppetööd ja oluline on, et õpperuum peab vastama töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele ja koolitaja on teadlik, et tema vastutab tervisekaitse nõuetele vastava õpperuumi ja sobiva õppetehnika olemasolu ning korrasoleku eest. Te ei usu, aga keeleametnikud on viibinud eesti keele tunnis, mis toimus spordisaalis, kus ühes saali otsas toimus pallimäng, pallitrenn ja teises otsas eesti keele tund. Või siis, kus õppijad lähevad asutuse keldrisse, kus on lasteaia mööbel, istutakse põlved kurgu all ja üritatakse eesti keelt õppida. Et ka selliseid tunde oleme me näinud. Kui keelefirma korraldab kursuseid ka mujal kui kinnitatud õppekavas märgitud aadressil, näiteks siis keelekursused ettevõttes või te lähete teise linna, teete oma esinduse seal, siis tuleb sellest Keeleametit teavitada ja piisab ainult e-kirja saatmisest, et see ja see firma teeb nüüd keelekursuseid ka teises linnas, meie aadress on see. Omaette teema on veebipõhine õpe, mis nüüd viimase 2 aasta jooksul on kõvasti muutunud. Enne 2 aastat oli meil ühest koolist väga hea näide, kus oli, et kodused ülesanded anti veebipõhiselt ja nendel inimestel, kellel ei olnud kodus võimalik arvutit kasutada, nendel andis keelefirma oma ruumides arvuti kasutamise võimaluse, oli selline arvuti kasutamise punkt. Siis nüüd koroonaga on meil natukene asjad muutunud ja siin on väga olulised teie enda firma sisesed, ma vist läksin nüüd edasi või?
kuidas ma tagasi saan? Nii, jah. Firmasisesed kokkulepped. Kas õppijatel on kaamerad sees? Kas õpetaja on õpilastele nähtav? Kes lülitab mikrofone sisse välja? Väga tihti on, et kuuldavus on halb. Väga tihti kulub õpetaja tunni aeg tehniliste probleemide lahendamisele. On selliseid situatsioone, et õppija ei saanud ühendust, tal on tehnilised probleemid, aga kodus ei aita teda keegi, õpetaja ei kuule teda, sest ta ei ole saanud ühendust õpetajaga. Et siin on nagu teie enda asutuse sisesed kokkulepped, võimalused, mis abi te siis pakute sel juhul. Et meil on nagu üllatusi olnud, et minu jaoks oli šokk, mis ühte tundi mina vaatasin, kus tunnis viibivad õpilased olid hotellitoas pikali voodites, selja taga või see pea otsas oli radikas, radika peal kuivasid saapad ja õpilane ütles, et ta on kohal, lülitas selle kõik välja ja ega me rohkem ei teadnud, kas ta osales tunnis või mitte. Et selline üllatus oli. Et võib-olla oligi kokkulepe, et näitad näo ära ja ongi kõik, aga et praegu me oleme koostanud akte veebitundide külastuse kohta, aga mul on tunne, et siin on need kokkulepped ei ole veel paigas, et kuidas teie ise seda näete, kuidas see õppe toimub. Ma loodan, et aja jooksul see paremaks, sest on kliente, kellele meeldib see veebipõhine õppe, on, kes tahavad käia kursustel, on, kes leiavad, et ongi hea õppida kodus. Muidugi siin on ka küsimus rühma suurusest. Et mul on endal kogemus ühe keele õppimisel ühes keelefirmas, kus 4-liikmeline grupp oli õppimiseks ideaalne, aga kui grupis oli 12, siis mina tõstsin käed, ütlesin, et mina ei jaksa. Minu jaoks on see liigne lärm ja ei saa õppida. Et ma saan aru, rahaliselt see 4-liikmeline rühm toob firmale vähem sisse, aga siin tulebki seda paindlikkust nüüd leida. Õppematerjalide puhul, te kasutate neid materjale, mis on teil üles loetletud ja muidugi, kui tuleb mingisugune väga hea õpik, me teame, et õpikutega on probleem, siis ei keela me selle taseme õpiku kasutamist sellel kursusel, sellel tasemel. Taotluste esituse ajal on olnud nagu küsimus, et miks te tahate näha õpetaja koostatud materjale teema või tunni ulatuses. Teate, neid on ikkagi vaja näha, sest meile vahel esitatakse selliseid, mis on autorikaitse vastu. Või siis ühes firmas oli mul selline kogemus, kus õpetab, ma teen kõik ise ja siis võtab minu õpikust paljundatud koopia. Et mul mis asja, et ma ei teatudki, et minu nimi teie nimi on. Aga kui oleks seal peal viide olnud, et Merle Loodus 160 harjutust, siis oleks kõik olnud hästi. Ja teine asi on see, et need näidised, mis vahel meieni jõuavad, on täis keelevigu. Need ei vasta üldse sellele tasemele. Et me tahaksime ikkagi, et need materjalid, mis te õppijatele jagate, et need oleksid siis ka tasemekohased ja korras. Ma tean, ei ole võimalik kõiki materjali kohe ette näidata. See sama, mis ma ütlesin, õpetaja kirjutab fraasi tahvlile. Ideaalne on see, et õpetaja koostab järgmine tund mingi ülesande, kus seda fraasi ka kasutatakse, kontrollib selle fraasi omandamist. See tähendab, et see materjal siis ju koostatakse värskelt tunniks. Et me ei saa nagu nõuda, et see 100% materjal on teil olemas. Õpetaja on loov inimene ja kui ta materjali ise teeb, siis sinna tuleb juurde. Aga oluline on, et nad oleksid ilma keelevigadeta. Nüüd lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid. Kuna nendega on palju jama ja me ühte lugu peame tuletama meelde, mis on mis ja mis on kuidas, siis ma pööran nendele veel korra rohkem tähelepanu. Et nõuded täienduskoolituse läbimise ja täienduskoolituses osalemise kohta väljastatavatele dokumentidele on loetletud täienduskoolituse standardi paragrahvis 3. Sellest samast dokumendis, kus need 10 punkti meil pärit on, ainult et lõige 3. Ja on siis 2 dokumenti. Üks on tõend, mis väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud nõutavat tulemust.
Siis antakse välja tõend ja tõend väljastatakse ka siis esimese mooduli läbimise kohta. Tunnistus väljastatakse, kui õpiväljundeid hinnati ja õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Jõudsimegi tagasi õpiväljundite juurde, et need on tähtsad. Ja ühtlasi sellest samast dokumendist te leiate ka, mis andmed peavad olema sellel tunnistusel, mis te väljastate. Teie tegevusloa number, õpetaja nimi ja kõik muud andmed, mis on vajalikud, ka õpiväljundid peavad olema tunnistusel. Nii, viimane punkt selles standardi loetelus on koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus. Eesti keele kursusi võivad läbi viia Eesti filoloogi, eesti keele kui võõrkeele õpetaja või muu filoloogilise hariduse ja või varasema täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemusega õpetajad. Meile võib need andmed esitada tabelina, et me oleme öelnud, et me ei taha diplomite ja tunnistuste, abielutunnistuste, lahutamistunnistuste koopiaid saada, et hoiame seda dokumendi massi koos, täidame kompaktselt, ministeeriumi poolt on välja töötatud ilus tabel, kus on siis haridust tõendav ja siis töökogemust tõendav info. Paraku ma pean oma kolleegide soovil ütlema lause, et igaüks ei sobi õpetajaks. Hariduseestlane ei ole õigustatud. Kriteeriumid on eesti keele koolitajatele ja nad on tähtsuse järjekorras. Eesti filoloog, eesti keel võõrkeelena või täiskasvanute koolitamise seotud täiskasvanu koolitus, andragoogika metoodikakursused ja pikaajaline koolitaja kogemus. On tulnud teilt tagasiside, aga kui inimesel puudub see kogemus, kust ta seda saab? Saab ikka. Kogemust saab väga hästi näiteks liitudes Integratsiooni Sihtasutuse keelerulleti, keelekohvikute, keelesõbra projektiga ja see oleks juba väga hea kogemus. Ma olen kõike seda teinud, ma tean, ma ütlen teile, et sellest on õpetajatele abi. Meil on ka nii-öelda sellest kinnitatud õpetajate nimekirjas õpetajaid, kes ei ole filoloogid, aga kellel on kogemus. Et ei saa öelda, et me nüüd kõiki kiusame, et kui õpetaja on pikaajaliselt töötanud, me oleme selle õpetajatunnis käinud, me teame, et see tund on metoodiliselt tugev, siis ei ole probleemi. Nüüd on nota benega mul üles märgitud. Kui dokumentide kontrollimisel selgub, et koolitaja on proovinud korduvalt sooritada C1 taseme eksamit ja siis 4. katsel sooritab, saab 60 punkti, siis ma arvan, et võiks natukene, ja tal ei ole filoloogi haridus seal juures, siis ikkagi tuleks nagu mõelda, kas see inimene on pädev õpetama eesti keelt. Jah, võib öelda, et eksam ei ole see näitaja, et eksami närv ja mis kõik veel, siis ma ikkagi olen seda meelt, et 60 punktiga ei ole. 60 punkti eesti keele taseme eksam, C1 taseme eksamil ei anna veel seda õigust, et sa võid õpetada eesti keeles. Järelevalve käigus me oleme sattunud tundidesse, üks, mis ma ise olen, me tavaliselt ei sekku tundidesse, aga ühel korral olen mina sekkunud tundi, kus õpetaja järjekindlalt parandas õppija lause valeks. Teema oli kohakäänded, õppija loeb oma lehe pealt lauset, isa läheb vabrikusse. Õpetaja parandab, isa läheb vabrikule. Hoian ennast tagasi, et võib-olla eksis. Ja varsti tuleb see vabrik uuesti ja siis juba õpetaja nagu põrutab lauale, et vabrikule. Ja siis ma sekkusin, ütlesin, et ei ole, et õppija ütles õigesti, et isa läks ikkagi vabrikusse. Et see on tegelikult kohutav, kui õpetaja teeb ise keelevigu. Ja just, et kui õppija lause parandatakse valeks, siis seda enam. Et ma arvan, et koolitusfirma juhtidel tasuks ka jälgida, kuidas need tunnid toimuvad ja küsida rohkem õppijatelt tagasisidet, et kas ollakse rahul, kas on midagi, mis on hingel,
mida tahetakse rohkem, sest õppijad on erinevad. On õppijad, kellele väga meeldib see mängulisus, et nüüd mängime rongisõitu ja rollimänge ja mida kõike veel, aga on õppija, kes on 12 tundi võib-olla jutti oma tööd teinud, ta on väsinud, ta tuleb rõõmuga klassi ja istub maha, et ta ei pea tormama ringi näiteks palatite vahet või hoolitsema patsientide eest, ta saab nüüd istuda ja siis algab tund, et nüüd palun teeme ringi ja küsime üksteiselt küsimusi ja liigume klassis ringi. Et see sõltub tegelikult teie klientidest, missugune see tund on. Ja selleks peab õpetajal olema see metoodiline pagas. Ja ideaalne on, kui õpetajal on ka sellist metoodilist abivahendit, et korduvalt tuleb see vabrikule, õpetajal on võtta kohe see grammatikaskeem, näidata, et vaadake, siin on nüüd see sisseütlev kääne SSC lõpuga, eks. Et see on nagu õpetajate puhul vägagi oluline, et see pagas ka oleks olemas. Jõuan järgmise probleempunktini, see on õpetajate lisamine. Et kui te taotluse esitate, on teil siin üks grupp õpetajaid, te tahate, tulevad suured rahalaevad, te tahate osaleda hangetes, on vaja õpetajaid juurde, te hakkate meeletult õpetajaid juurde otsima ja küsimus tekib, et miks peab uuesti esitama taotluse, kui ma tean, et see õpetaja töötab ka teises firmas samal tasemel. Ta on saanud heakskiidu ja ta sobib. Miks ta nüüd ei või minu firmas tööd teha? Selgitan seda, et Haridus- ja Teadusministeerium ja Keeleamet lähtuvad oma praktikate kujundamisel ikkagi õigusaktidest sätestatust. Keele tegevusluba ei anta füüsilisele isikule, seda anda õpetajale, vaid see antakse asutusele. Ja just seetõttu tuleb asutusel uue õpetaja kaasamise soovi korral teavitada tegevusloa andjat. Ja see ei ole protseduuriliselt keeruline. See sama tabel, millest ma juba rääkisin, tuleb saata Haridus- ja Teadusministeeriumile ja üldjuhul, kui ametlik taotlusele vastamise aeg on 30 tööpäeva, siis Keeleamet annab vastuse nädala jooksul, et väga üksikutel juhtudel venib see pikemaks, siis võib olla mingi probleem. Näiteks, ma toon teile paar probleemi, näiteks. Esitatakse õpetaja andmed ja see õpetaja ei teagi, et tema andmed on esitatud. Ja ma sattusin selle peale täiesti juhuslikult just nimelt selles Vene põhikoolide järelevalve tegemise käigus, kus üks õpetaja Kohtla-Järve koolis oli väga suure koormusega, 32 tundi, väga tubli õpetaja, mulle väga meeldis tema tund, nii metoodiliselt kui emotsionaalselt. Ja kui me siis omavahelises vestluses ta küsin, kuidas te veel jaksate täiskasvanuid õpetada, et tema silmad läksid suureks nagu tõllarattad, mismoodi? Ma ei ole mitte ühegi firmaga seotud. Aga meie andmebaasis oli ta esitatud ühe Kohtla-Järve firma õpetajana. Ja see ei ole ainukene näide. Mul on neid näiteid veel, kus õpetaja ei tea, et tema on. Õnneks hangete puhul on see, et õpetaja kinnitab digiallkirjaga, et ta on nõus osalema ja seal ei saa esitada vanu andmeid, sest ühe õpetaja puhul näiteks tuligi välja, et see õpetaja oli saatnud erinevatesse firmadesse oma CV, pakkunud ennast tööle ja see firma kasutas CV-d ära, aga inimest tööle ei võtnud. Et see on nagu eriti kurb. Õpetajate taotluste lisamisel me saadame selle info, et õpetaja on lisatud Haridus- ja Teadusministeeriumile. Et kui see taotlus on tulnud ministeeriumi kaudu, siis te saate ka vastuse ministeeriumilt. Kui see taotlus on tulnud otse Keeleametile, siis me vastame teile ja saadame teie andmed edasi ministeeriumile, et nii või naa teie andmed jõuavad õigesse kohta. Nii, jõudsime standardipunktidega ühele poole. Selle infopäeva ettevalmistamisel pöördusime oma kolleegide poole ja küsisin, et
mis oleks see, mida ma peaksin nagu eriti rõhutama, kui ma teiega räägin siin ja kogusin siis välja sellised mõttepunktid, et koolitaja kasuta tunnis tahvlit, mida ma juba rääkisin, koolitaja paranda alati vigu. See on nüüd selline metoodiline mõttekoht. Ma tean, et võõrkeeleõpetajate täienduskoolitusel öeldaksegi, ärge parandage vigu. Et kui õppija teeb vea, siis see, et nüüd õpetaja katkestab, parandab, see võib nagu blokeerida ja õppija ei taha rääkida. Aga kui see viga kordub, siis tuleb leida selline võte. Kas küsida üle või korrata ise õigesti või kirjutada tahvlile või järgmises tunnis veel kasutada seda fraasi, et ikkagi see õige fraas tuleks, et see viga ei jääks meelde. Et õppija kirjutab endale valesti üles kuulmise järgi ja õpibki selle fraasi valesti ära. Et see on nagu ressursi raiskamine, et see korduvad vead ja häirivad vead. Ma olen ise märganud, et eestlased teevad ka maa ja ta infinitiiviga vahel vigu ja võib-olla tõesti neid ei tasu kohe hakata parandama. Samuti on sihitisega vead, mis võivad olla nii ja naa, aga ma mõtlen just selliseid, et teha selle, et siin tuleb ikkagi sekkuda. Ja uute sõnade puhul ka ei ole otstarbekas raisata aega sellele, et käänata kõigis käänetes. Ma käisin ühte klassitundi vaatamas, see ei ole nüüd täiskasvatu, siis pool tundi kuluski sellele, et klass kirjutas kõigis 14 käändes see tore muuseum. Ja see oli siis nagu demonstreeritav tund. Et ärge teie keeletunnis ka nii väga seda grammatikat niimoodi drillige. Üritage ikka fraasipõhiselt õpetada ja väga halb on, kui õpetaja räägib tunnis rohkem kui õppijad. Et väga tihti on ju see, et ma elan Lasnamäel, mul ei ole kellegagi eesti keeles rääkida, siis eesti keele kursus oleks just see, et küsida. Ja just see aktuaalsuse moment, et võib-olla on näiteks olnud mingi sõna, mida õppija ei ole reaalses elus teadnud ja ta tuleb nüüd tundi seda küsima, siis nagu ei tohiks sumutada. Ei, meil on täna teine teema, me ei räägi sellest. Et ikkagi see sõna tuleks anda, et õppija läheb sama positiivse tundega tunnist ära, ta sai selle sõna kätte. Ja muidugi see Google'i tõlke kasutamine tuleks ka öelda, et see ei ole kõige parem tõlge, et see on võib-olla hädapärast hea, aga mis veel? Tunnid on ettevalmistamata ja üksluised. Ollakse väga kinni õpikus. Vaatamata, õpikus on, et nüüd me lõpetasime selle ära, nüüd me võtame teise grammatika teema, vaatamata sellele, kas me oleme omandanud, kas me saime aru, et ei saa päris niimoodi olla, et näpuga õpikus järga ajada, et keeletund on loominguline ja valdavalt õpetajad on loomingulised, aga kahjuks on mõningad õpetajad, kelle tundidesse me satume, kes on väga õpikus kinni. Siis ja liiga palju grammatikat. Igasugused aktiivõppemeetodid, paaristööd, rühmatööd rääkimiseks, neid võiks kasutada julgemalt. Nii. Kinnitatud ja tegevusloa saanud koolitusfirmade loetelu, nagu ma ütlesin, on Keeleameti veebilehel. Kui koolitusfirma on täitnud kõik nõuded, on tema veebileht meie lehel aktiivne. Ettekirjutuse saanud inimene läheb meie lehele, valib ühe firma, mis talle meeldib asukoha ja taseme poolest ja ta klikkab teie nime peale ja avaneb teie veebileht. Veebileht avaneb siis, kui kõik on korras. Kui Katrin on kontrollinud ja öelnud, kõik on korras, siis veebileht avaneb. Kui Katrinil on pretensioone, siis ta teile kirjutab ja ootab, et leht saab korda. Kui juhtumisi teie arvates on see leht korras ja kogemata on jäänud see avamine tegemata, siis palun võtke meiega meili teel ühendust ja me lisame selle. Ja ka vigu, et näiteks üks aeg tuli, ma isegi ei suutnud tuvastada, kas see on seotud mõne rahalaevaga, mis tuli väga palju taotlusi, muutusid tegevuskohad, tuli õpetajaid juurde ja lihtsalt seda materjali nii palju ja juhtus, et mõnel firmal jäi lisamata, et lisaks Tallinnale ja Tartule tahab ta ka Rakveres õpetada eesti keelt. Et me olime nagu jah öelnud, aga meie sellel lehel oli lisamata. Et kui te sellise apsaka leiate, siis ka andke aga teada, et see
see on tõesti kogemata siis juhtunud. Keeleametil on pikemat aega üks unistus, mille täitumine venib ja venib ja venib. See on kolimine. Me ootame oma uusi ruume. Me pidime juba sügisel sinna minema, me pidime jõuluks minema, me pidime nüüd lihavõttepühadeks saama ruumid kätte. Ei saa veel, aga meil on selline mõte, et kui me oleme oma uutes ruumides, on meil seal ka saali kasutamisvõimalus, meil on kavas teha infopäevi. Minu kolleeg Pille on teiega suhelnud, küsinud teie murekohti ja teie murekohtadest lähtuvalt me mõtlesime, et me tahaksime teha selliseid infopäevi sagedamini, kus saate teie teadmisi ja me saame ka sagedamini kohtuda. Et ei ole ainult see, et me tuleme tundi kontrollima, sest ega me siis ei saa ju rääkida, kui me tundi kontrollime. Aga praegu on meil nagu õhus, kuidas see realiseerub, kas me kolime, et sellel aastal veel teha üks selline teabepäev just tasemeeksamite korraldamise koha pealt. Et kutsuda külla siis asjatundjad ja jagada ka oma kogemusi. Et see plaan meil on. Kui on küsimusi, võtke julgelt ühendust. Siin on praegu telefoninumbrid, aga seoses kolimisega me ei tea, kas telefoninumbrid muutuvad või mis. Meiliaadressid jäävad samaks. Ja nagu oli öeldud siis, et keelefirmade järelevalve küsimustes aitan teid mina. Katrin näita veel kord ennast. Katrin ja Roman. Meil on millegi pärast tekkinud, et mõni firma kardab meile kirja saata, saadab kellelegi lihtsalt. Seal on saadetud personalijuhile, on Pillele saadetud küsimusi. Need tuleb siis jälle edasi delegeerida, et ärge eksitage teisi kolleege. Igaühel on oma tegevusvaldkond, et keelefirmade küsimuses võtke palun meiega ühendust. Ja nüüd lõunapausi ja õhtuse kohvijoomise juures tulge julgelt küsima. Meil on saalis ka teiste asutuste tublisid esindajaid, kindlasti kasutage ära, et Evelin Saul on siin, näita ennast palun. Kellega te ka kõik olete vähemalt kirja teel või telefoni teel suhelnud, et see võimalus praegu reaalselt näost näkku kohtuda on olemas. Nii. Kui minu ülemus rääkis kaua, siis minul läheks kiiremini. Ma tahan veel öelda seda. Armsad sõbrad, vihake koroonat, vihake sõda, vihake santi ilma, aga ärge vihake Keeleameti järelevalvet. Tsiteerides ühte lapsepõlveaegset multifilmi tõlgeridade vahel, Rebjata, davайте žit družna. Kas on praegu küsimusi? Siis mul on siia uhkelt kirjutatud, nüüd algab lõunapaus, aga Jaanal on küsimus. Ma ei armasta eksprempt küsimusi, aga olgu. Jaana Tondi Integratsiooni Sihtasutusest. Kas mikrofon töötab? Küsimus on ettekande kohta, et B1 tasemel, B2 tasemel iseseisev keelekasutaja raamatus on siis A1 kuni B1 taseme kursusel läbimiseks ja keeletaseme saavutamiseks 400 akadeemilist tundi. Jah, see on õige slaid. Nüüd on meil siis keeleõppega 0 tasemest A1-ni, et mul on ettepanek, et seda mahtu tuleks täiendada, lisada siia. Et praegult hakkab A1-lt meil tasemele, kui meil tulevad ajutise kaitse saajad, siis tegelikult nad ei ole meie keelekeskkonnas ja nende keeleoskus ei ole sellel tasemel ja ka tähestik võib-olla ei ole tuttav, et see, kui praegult võtta niimoodi igale tasemele julmalt 100 tundi, et A1 100, B1 100, B2 100 tundi on ju, et siis need auditoorsed tunnid nagu klapivad on ju, aga kui me liidame siia 0-st A1-ni, siis tegelikult on seda väga vaja. Ja
keeltekoole julgustan A1 tasemele õppijaid suunama õppima, et tavapäraselt Integratsiooni Sihtasutus saab tagasiside, et A1 ei ole. Et inimesed tahavad A2 tasemel õppida ja paraku selgus ka teie ettekandest, et tegelikult inimesed ei ole A2 taseme õpperühmades. Et pigem neile tuleks pakkuda A1, et julgustaksin seda taset ja inimesi õppima asuma just sellest 0-st A1-le, et ta võidab tegelikult tervelt 100 tundi või 80 tundi, nii nagu seadus või määrus ette näeb, et ajutise kaitse saajad peavad vähemalt 100 tundi saama või 80. Ja meie seda mahtu nüüd muutma ei hakka, aga kui keelefirmadel tuleb selline asi. Aga ma tahan ka öelda seda, et meie seas on keelefirmasid, kes alustavad 0-st, kes ei nõua seda A1 olemasolu, kes alustavadki keeleõppega 0-st, et nende õppekavades on ta siis sees. Et on tulnud nagu tagasi, miks te ei pane mingit näidisõppekava, mille järgi me kõik töötame, ei ole. Õppekavad on ikkagi keelefirma enda nägu ja just nimelt ka see alustamise moment, et kas me nõuame, et mingisugused keeleoskused on olemas või algabki kursus puhtast 0-st. Ja 0-st algamine on ka, nagu me teame, erinev, kellele me peame ladina tähti õpetama ja kellele ei pea, eks, et... Nii. Tere, koolituskeskus Reiting. Et küsimus selline, et õpetajate lisamine. Et natukene jäi kriipima see, et õpetaja on saatnud CV ja siis lisatakse. Keelefirma kasutab seda. Ja, et kasutab ära, et tegelikult see ikkagi nii, see võib muidugi nii olla, aga kas ei oleks võimalik teha sellist muudatust, et kui Keeleamet on andnud selle õpetajale juba tunnistuse, et see kuidagi ikkagi käiks koos õpetajaga, sest olukord on just nagu hangete puhul on see, või ka sisekoolitustel meil soovitakse koolitust, meie oma õpetajad on sellel ajal tõepoolest hõivatud, me otsime sinna uue õpetaja, aga hankijal ei ole aega oodata, me leiame, me kinnitame, et me saadame need õpetajad teile, teie näete tööd nendega, saame tunnistused, jah, nad sobivad, aga see ajavahe on selline, et me oleme tegelikult juba saanud sinna uue õpetaja, sest hankija ei ole oodanud ja siis ta jääbki meil sinna nimekirja ja seal piirkonnas mul võib-olla ei olegi talle enam tööd pakkuda lihtsalt lähimat aasta jooksul. Ja siis meil on nagu paha, et me tegime kõik need dokumendid ära, teie olete näinud vaeva ja ka tööd meil ei ole talle pakkuda. Et selliseid situatsioone tegelikult on päris palju. Või kui me alustame uut hanget ja me ei ole seda võitnud, me oleme sinna leidnud terve rea õpetajaid, et selle aitaks seda probleemi lahendada see, kui õpetaja saaks, ma ei tea, mingi sertifikaadi või mida asjaosalised, kes oskavad siin kohe kaasa rääkida, raputavad vaikselt pead. Et me jääme ikkagi selle juurde, et tegevusluba antakse firmale ja kui firma me vastutame nende õpetajate eest, siis ja ka hanke puhul on, kui te olete meile saatnud selle õpetaja andmed, keda te tahate lisada ja kirjutate siin juurde, et meil on väga kiire, siis põhimõtteliselt samal päeval on, kui kõik on korras ja see õpetaja ongi õpetajate nimekirjas olemas, on võimalik vastus saada, nii et Jaana tahab mikrofoni saada, et kommenteerida. Et me praegu ei näe selle töökorralduses muutmise vajadust. Hankes on tegelikult samad tingimused, et vahest on võib-olla natukene kraad kangemad. Ja õpetaja peab esitama oma CV allkirjastatult, seda me nõuame, sest me oleme väga palju kokku puutunud, et tõepoolest on esitatud CV-d hankes, kes tegelikult õpetama ei hakka. Ja palju kurvem lugu on siis, kui on 3 koolitaja juures üks ja sama õpetaja ja tunniplaan ka kattub ühele samal ajal. Ehk tegelikult topelttöö käib kogu aeg. Ja Keeleametiga on meil väga hea koostöö, kes meil alati kõik õpetajad üle kontrollib, et selles mõttes töö on väga kiire, et ei ole aeglane. Aitäh. Nii, teeme, et rohkem ei küsi niimoodi saalis, aga individuaalselt korras jätkame arutelu. Pille juhendab meid nüüd edasi, kuidas me saame lõunapausile.